ajaloominutid. Saatejuht Mart Helme. 12. aprillil 2026 Ungaris toimuvate valimiste taustal on see riik sattunud maailmas väga-väga suure tähelepanu alla. Ja see on niisugune pöördepunkt. Ei tea, kas Orban jätkab või ei jätka, kas Ungari pöördub sellisele paduliberaalsele eurokursile või õnnestub Ungaril jääda iseseisvaks ja selliseks ka Euroopa rahvuslastele, suverenistidele eeskuju pakkuvaks riigiks, et põnev teada. Aga Ungari on olnud ajaloos ristteel väga paljudel kordadel ja üks risttee oli aastatuhande vahetusel, kui Ungari kuningaks sai mees nimega István Püha. Tõsi küll, tal on ka teine nimevorm, ta on Stefan. Ja inglisekeelses kirjanduses ongi ta tihtipeale Stefani või Steveni nime all rohkem esinev kui Istváni nime all, aga kui te lähete Ungarisse, lähete Ungari parlamenti, mis on ju hiilgav suurejooneline paleekompleks Donau kaldal, siis selle kuppelsaalis klaaskatte all on István Püha kroon, mõõk ja teised võimuregaaliad. Ja ungarlased teavad teda ikka eelkõige István Pühana. Mispärast see István siis nii püha on ja mispärast Istvánit Ungaris sedavõrd austatakse ja kummardatakse? Asi on selles, et kuigi ungarlased asustasid oma asuala ida poolt tulnud hõimudena juba tükk aega varem, siis István Püha oli see mees, kes kristjaniseeris Ungari hõimud ja sisuliselt lõi Ungari riigi. Nimelt ta sündis oma isa Géza, ma ei oska nüüd öelda, kui õigesti ma hääldan kõiki neid Ungari nimesid, pojana, troonipärijana, aga Géza ei olnud kuningas, Géza oli suur vürst, ehk siis teiste sõnadega üks kõige olulisemaid Ungari hõimude ülikuid ja Ungari hõimud asustasidki palju suuremat ala tegelikult kui praegune Ungari, mis on esimese maailmasõja järgselt Trianoni lepingutega kärbitud, aga ka teise maailmasõja järgselt, kuna Ungari sõdis Saksa poolel liitlaste vastu, ka pärast teist maailmasõda kärbiti veel ungarlastele kuuluvaid alasid. Nii et mõnes mõttes me võime tänapäeva Ungarist rääkida kui omamoodi jäänuk Ungarist, sest kui István Püha troonile sai ja sündis see, siin ongi niisugune väike konksu koht, kas jõulude ajal 1030 või 1. jaanuaril 1031, seda ei ole suudetud päris 100% kindlusega paika panna ja sellest sõltub, kas siis 1030 või 1031 on Ungari kui riigi algusaja lugemise tärmin. Igal juhul, kui István troonile sai, siis ega tolle aja feodaalses Euroopas tihtipeale troonile saamine tõi kaasa kodusõjad, tõi kaasa katsed võimule saanud persooni kukutada ja nii ka tema puhul. Kõigepealt oli tal vaja sõdida eelkõige paganausuliste ungarlaste, Ungari hõimude koalitsiooniga ja seda juhtis üks Kopani nimeline vürst ja Kopani kaotas otsustava lahingu Istvánile ja lahingu käigus ka sai surma, mõnede allikate kohaselt ka pärast lahingut vangi langenuna hukati, aga igal juhul see Kopani mäss Istváni vastu kukutati. Nüüd István abiellus Baieri kuurvürsti tütre Giselaga ja seda kaudu sai veelgi tugevama impulsi võtta vastu kristlus. Võib-olla, et ta oli ka ristitud, sest tema vanemad mõlemad olid kristlased juba, aga ungarlaste enamus olid siiski veel paganad. Ja ilmselt ka teatud poliitilistel kaalutlustel otsustaski István kogu riigi või kõik talle alluvad alamad ristiusku pöörata ja Ungarist
ristiusku pöördunud riigi teha. Ja selle tasuks oli ka tema kroonimine kuningaks. Nimelt paavst Silvester II, Saksa rahva püha Rooma keisri Otto II kaudu, Otto kui keiser, ütleme siis feodaalses hierarhias kõrgemal asuv persoon sai õnnistuse paavstilt kui üldse kõigi ilmalike valitsejate vaimulikult juhilt õiguse ja isegi kohustuse pöörata veel üks valitseja ristiusku ja Otto kaudu pühitsesti siis paavsti õnnistlusel ja paavsti poolt saadetud krooni pähe panemisega Istvan ristiusku ja kuulutati ka hiljem pühaks. Nii et seda kaudu lülitus tegelikult Ungari Lääne-Euroopa kristlike riikide perre ja võttis seda kaudu omaks ka kõik need tollase Euroopa feodaalsed kombed. Aga kui Istvan nüüd riigis oma võimu kehtestas, siis oli ta väga karmi käega mees. Ta allutas endale tegelikult kõik kohalikud hõimujuhid, kes vastu hakkas, see kas purustati, pagendati, hukkus või hukati ja Istvani riik hakkas laiuma praeguse Ungari, praeguse Slovakkia, praeguse Rumeenia, Transilvaania, aga ka Horvaatia ja praeguste Austria ja Tšehhi teatud territooriumitel. See oli tõesti suur riik. See oli Kesk-Euroopas üks väga tõsiselt võetav suur riik ja et seda suurt riiki koos hoida, et vältida kõikvõimalikke vastuhakkusid, aga vastuhakud jätkusid ka pärast tema troonile saamist ja Kopani lüüa saamist. Nimelt tema onu Gyulai noorem vaidlustas tema troonile saamine, kuna Ungaris ei olnud veel, nagu ka tegelikult päris paljudes teistes feodaalsetes riikides, paika pandud, et võimu peab tingimata pärima vanem poeg. Olid ka variandid ja variandid, nii nagu näiteks Kiievi Venes olid, et võimu päris vanem vend. Ja Gyulai sellele rõhuski ja tõstis ka mässu, aga ka Gyulai sai lüüa, põgenes Poolasse, Poola tollase valitseja Boleslav Vapra juurde. Boleslav tungis ka Ungarile kallale, Istvan kaotas ühe lahingu, aga põhimõtteliselt jäi võimule ja Gyulail ei õnnestunud trooni siiski endale kaaperdada. Aga tal tagasi tulles nüüd selle juurde, kuidas Istvan Ungarit valitses, Istvan tegi ühe väga põhimõttelise otsuse. Ja ma arvan, ta kopeeris siin sellega teatud määral Karl Suure impeeriumit. Nimelt ka Karl hakkas asendama hõimupealikke ja hõimuvürste enda poolt määratud riigivürstidega. Ja täpselt seda sama tegi ka Istvan. Esiteks Istvan jagas riigi omaette uuteks provintsideks, mis ei langenud kokku päriselt nende ajalooliste hõimualadega. Sellega ta nagu lõhestas nende vürstide võimubaasi ja nende uute provintside komitaatide etteotsa määras ta siis oma äranägemisel uued riigivürstid. Need põhimõtteliselt sarnane käik, nagu tegi Karl Suur. Ma ei julge öelda, et ta Karl Suurelt sellega üle võttis, aga igatahes paralleel on siin täiesti selge. Ja seda kaudu nii-öelda lülitas ta tasa need hõimupealikud, nende võimubaasi ja ka nende võime vastu hakata ja ohustada tema võimu. Mida ta veel tegi? Ta tegelikult vaatamata sellele, et tema valitsuse algusaastad olid seotud võimuvõitlustega pretendentide vastu, tegelikult vältis sõdu. Ta ei soovinud sõdasid. Ta ei soovinud mingisuguseid avantüüre ette võtta, et territooriume laiendada või midagi muud taolist. Ta püüdis üles ehitada riiki, mis oleks stabiilne, mis tagaks riigile püsiva stabiilse sissetuleku ja seda kaudu riigi arendamise nii, et alamad oleksid rahul, aga, ja see on väga oluline, et tal oleks ka raha riigi kristjaniseerimise lõplikuks kindlustamiseks. Ja sellega seoses hakkas ta ehitama kirikuid, rajama kloostreid,
andis oma heakskiidu vaimulikkonna tekkimisele, vaimulikkonna privileegidele. Siin ta loomulikult kopeeris väga paljuski ka seda, mis oli toimunud juba Lääne-Euroopas, aga see kõik töötas. Ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks Istvanit nimetatakse pühaks. Tema väga ulatuslik ja väga tulemuslik kristjaniseerimistöö Ungaris. Tõsi küll, tal tuli ka hiljem vaatamata tema üldisele rahumeelsusele ette sõjalisi konflikte ja 1030. aastal oli üks väga oluline sissetung, kui Saksa rahva Püha Rooma keiser üritas tema alasid, põhjapoolseid alasid konkreetsemalt küll, vallutada, aga see ei läinud väga libedalt ja üsna pea sõlmiti omavaheline kokkulepe, mis säilitas status quo. Ja Istvan Püha suri 1038. aastal ja siinkohal tuleb nüüd öelda, et tema rahumeelsed püüdlused ja tema riik sellisel kujul, nagu ta selle oli rajanud, nagu ta selle oli välja arendanud, nagu ta seda oli kindlustanud, püsima ei jäänud. Puhkesid võimuvõitlused ja üheks põhjuseks oli ka see, et tema oma pojad surid või ei usaldanud ta näiteks ühte poega, et sellel ei ole piisavat sellist nagu riigimehe kandvust, jõudu, kvaliteeti, autoriteeti ja ta delegeeris võimu ühele oma sugulasele, aga seda ei aktsepteeritud ja puhkesid mässud ja mitukümmend aastat kestis selline rahutu võimu kaaperdamise ja üksteise vastaste sõjakäikude olukord Ungaris, mis alles, nagu öeldud juba, umbes 20 aasta pärast lõplikult paika loksus. Aga Ungari peab Istvanit Ungari riigi rajajaks ja nagu öeldud, Ungari parlamendis on tema kroon ja reliikviad, võimuregaaliad väga esinduslikult sõjaväelise auvahtkonna juuresolekul presenteeritud ja kui te küsite ungarlastelt, miks nad on nii isepäised, miks nad julgevad vastu voolu ujuda, siis nad kõik ütlevad, meil on 1000-aastane riik ja meie riigi rajaja julges teha asju, mis teistele tundusid võimatuna ja me järgime Ungaris tänase päevani tema eeskuju. Muusikapala puhul tuleb öelda, et Ungari on muidugi tuntud oma mustlasmuusikaga, aga kui küsida, mis on Ungari ja muusika selline võrdusmärk, siis on Csárdás. Csárdás, mis on ka tantsumuusika, aga mis on loomulikult ka instrumentaalmuusika, mis on mida kõike. Ja meil ongi siis seekord üks Csárdás.